Tere! Mulle meeldib väga see töö, aga sellest on tegelikult võimatu rääkida, sest mul on ainult see pilt. Kuid tegelikult peaks sinna ruumi sisse minema, tundma, millised on lõhnad, helid, muusika. Keegi võib-olla räägib midagi. Ma mäletan, et mina tundsin õudust, sest see kõik oli küll kunst, aga samas oli reaalne, päris materjalid, päris ruum, kellegi päris natuke naljakad joonistused, kellegi päris prillid. Ja mul tekkis tunne, et ma liigun kellegi päris inimese mälestustes. Ja ometi ma sain aru, et ei, see ei saa olla päris. Nendes raamatutes ei ole ju ühtegi sõna. Nad on kokku pressitud vanadest materjalidest. Nad on kujund millestki abstraktsest. Nad ei mäleta kedagi ega midagi konkreetset. See on tegelikult ainult fragment millestki totaalsest, absoluutsest. Ja mul tekkis tunne, et maailm on lõppenud. Mida üldse mäletada? Kuidas mäletada? Meil on ju olemas dokumendid, mis mäletavad meie eest, aga kunst mõjub palju emotsionaalsemalt ja seetõttu on hea mäletada kunsti abil, aga samas on see alati ka natuke ohtlik. Vaadake näiteks selle pildi emotsioone. Vaadake, kuidas valgus tungib läbi akende. 3 kangelast on teistest veidi kõrgemal, välja valgustatud, nende näod on äratuntavad, aga kõik teised on anonüümsed. Nii luuakse meile pilt või ettekujutus sellest, kuidas sündis riik ning tõega pole sellel suurt midagi pistmist. Kuigi ei tea, vahel valgus tõesti langeb kummaliste nurkadelt. Pööning. Igal pool tolm, juhuslikud esemed, tuvi väljaheited, kola. Ja tekib tunne, nagu polekski see kõik siin juhuslik. Nagu oleks siin mingi meie silmale esmapilgul nähtamatu absoluutne tõde. Nagu oleks olemas mingi tõde, miks see pööning on, miks need asjad nii on. Reaalne pööning. Ja samas selle reaalse pööningu taga mingi ilus, abstraktne, väga poeetiline mõte sellest, kuidas asju unustatakse ja mäletatakse ja kuidas asjad või reaalsus või tõde on olemas ka hoolimata sellest, kas keegi neid näeb või mäletab või kujutada oskab. Üks kunstnik tegi kunagi selliseid töid. Eksperiment. Ta lammutas nähtava maailma vormideks ja rütmideks. Ja siis hakkas ta maalima nii. Ta maalib siiamaani nii, juba peaaegu 50 aastat. Alati on esemed vanad. Alati moodustavad nad mingit laadi püramiidi. Esemed on alati tasapinnal ja tasakaalus. Ja alati on esemete juures märk elusloodusest, näiteks hernes, kõrvits, muna või näete õunad. Ja alati ka midagi irratsionaalset, seletamatut. Kunstnik on öelnud, et kunst võib tegeleda emotsiooniga. Ta võib tegeleda ka esteetilise elamusega, kas töö on näiteks ilus. Kuid teda huvitab ennekõike tõde. Ja selle tõe on ta leidnud tavalistes, argistes, reaalsetes esemetes, mis on iga päev meie ümber ja mida me ei märkagi. Minu olemine on nüürike. Reaalsus on igavene, ütleb kunstnik. Reaalsus on targem kui mina. Luua midagi tõeliselt püsivat on võimalik ainult koostöös tõega. Kõik muu on määratud hävingule. Tolm ongi reaalsus ja praht ja need prillid ja need sõnadeta raamatud, see ongi see reaalsus ja see reaalsus on igavene. See tolm või see üks päev Riigiarhiivi töötaja elus ongi tõde. Selles on mingi ilu, mingi tasakaal, mingi tõde, mida mõned nimetavad jumalikuks, mõned millekski muuks. Aga kui nüüd küsida, miks mul hakkas selles ruumis olles õudne, siis sellepärast, et ma tundsin korraga, et ma seisan silmitsi maailma lõpuga, et tegelikult ongi kõik juba ära olnud. Me oleme just kui Pompei väljakaevamistel, aga antiigi asemel näeme tolmukihi all hoopis aastat 2013 ja see tekitab ju hirmu. Kui ma vaatan silma iseenese surelikkusele. Miks ma nii tundsin? Seda ma ei oska vist ikkagi selgitada. Seal ruumis lihtsalt oli nii. Kahju, et teie ei saanud seal sees olla. Võib-olla järgmine kord.